Teises maailmasõjas sai tuntuks palju kangelasi nende julguse tõttu, kuid mõned neist said legendideks mitte distsipliini, vaid oma allumatuse tõttu. Üks neist oli rühm, keda kutsuti Filthy 13-iks. Nad olid Ameerika Ühendriikide armee lõhkamisüksus, kes oli tuntud mitte ainult ohtlike missioonide, vaid ka oma segase maine poolest. Nad ei järginud sageli protokolli, ajasid harva habet ja tegutsesid alati vastupidi sellele, mida sõjavägi neilt ootas. Aga kui lahinguks läks, saadeti nad sageli esimestena välja. Selle grupi keskmes oli James Albert McNeese ehk Jake McNeese. Ta sündis 1919. aastal ja kasvas üles raskustes Suure depressiooni ajal Oklahomas. Enne sõtta minekut töötas ta ehituses ja hiljem arsenalis, kus ta õppis lõhkeainete kasutamist. Oskus, mis sai tema sõjaväeteenistuses väga oluliseks. Kui ta liitus Ameerika dessantvägedega, sai temast kiiresti tuntud kui julge, kuid raskesti juhitav mees. Ta sattus 101 õhudessantiviisi 506 langevarju rügemendi lõhkamismeeskonda. Siin moodustati Filthy 13, kelle üks tuntumaid hetki oli vahetult enne teepäeva, 6. juunil 1944. Neil on fotod, kus neil on sõjamaalingud näol ja Mohawk soengud, valmistudes Prantsusmaale hüppama. Nad nägid välja pigem nagu mässuliste jõuk kui sõjaväeüksus. Aga vaid mõni tund pärast pildistamist olid nad juba ühe sõja kõige ohtlikuma operatsiooni keskel. Pärast maandumist Saksa rinde taga hävitasid nad sillad ja strateegilised ületuskohad, et vaenlase liikumist takistada. Paljud langevarjurid sattusid lahku või ei jõudnud õigesse maandumistsooni, kuid nad jätkasid siiski oma missiooni. McNeese ei olnud täiuslik sõdur. Teda noomiti sageli ja ta tekkis tihti probleeme käsuahelas. Aga sõjaväe ajaloolaste sõnul sooritas ta 4 lahinghüpet, mis oli teise maailmasõja ajal haruldane saavutus. Pärast sõda sai Filthy 13-ist osa sõjaväe legendist. Neid mainitakse sageli kui üht inspiratsiooniallikat filmile The Dirty Dozen, kuigi film ei ole otsene adaptsioon. Nende lugu on siiani erakordne. Mitte sellepärast, et nad olid kõige distsiplineeritumad, ega ka sellepärast, et nad olid ideaalsed sõdurid, vaid sellepärast, et sõjakaose keskel olid nemad need mehed, keda oli peaaegu võimatu kontrollida. Kuid kui lahing algas, olid just nemad need, keda oli kõige raskem peatada. Enne kui alustame, palun pange sellele videole like ja tellige kanal. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Aitäh ja nüüd alustame. Enne kui temast sai tuntud nimi teise maailmasõja ajaloos, oli James Albert McNeese lihtsalt tavaline noormees Oklahomast. Aga oli selge, et tema iseloom polnud tavaline. Kui paljud noored ameeriklased astusid kohe sõjaväkke, kui sõda puhkes, siis Jake ei liitunud kohe. Sel ajal töötas ta tuletõrjujana, seetõttu ei võetud teda kohe sõjaväkke, kuid ta ei jäänud ka kauaks sündmustest kõrvale. Tema kohta räägitud lugude järgi algas tema sõjaväeline teekond pärast seda, kui ta sattus kaklusse baaris. Et vältida kohtuasja ja võimalikku vangistust, otsustas ta 1942 aastal sõjaväkke astuda. Kui ta jõudis väljaõppelaagrisse, märgati teda kohe. Mitte ainult sellepärast, et ta oli osav, vaid ka seetõttu, et teda oli väga raske ohjata. Ta oli treeningus osav, õppis kiiresti, ei kartnud raskeid ülesandeid. Eriti just lammutustööde ja lõhkeainete puhul oli tema varasemast tööst saadud kogemus suureks eeliseks. Aga koos tema oskustega tuli ka tema allumatus. Ta sattus tihti pahandustesse, vaidlus ülemustega ja mõnikord lõppes see isegi kaklusega. Ühes loos tema väljaõppepäevilt oli ta peaaegu kaklema läinud sööklasersandiga lihtsalt toidu pärast tekkinud vaidluse tõttu ja mõni päev hiljem otsis ta selle mehe isegi üles, et tüli jätkata. Selle tõttu sattus ta korduvalt arestimajja ehk sõjaväevanglasse, aga isegi nii ei saadetud teda niisama minema, sest iga probleemi juures, mille ta kaasa tõi, tõestas ta alati, et on üks kõige tõhusamaid sõdureid üksuses. Ja see ongi põhjus, miks kuigi paljud ohvitserid teda ei sallinud, lootsid paljud tema peale, kui saabus tõeline lahinguaeg. Vaatamata sellele, et ta oli sõnakuulmatu, oli James Albert McNeese'il üks kummaline omadus. Kui talle anti otsene käsk, siis mõnikord ta tõesti täitis selle. Pärast seda, kui talle öeldi, et ta ei tohi enam õhtuselt rivistuselt puududa, ei kadunud ta sealt enam kunagi. Kuid see ei tähendanud, et ta oleks nüüd korralikuks muutunud. Mida kauem ta treeninglaagris viibis, seda rohkem mehi tõmbas tema iseloom ligi. Nad kõik olid ühtviisi kangekaelsed, ei hoolinud sõjaväelisest korrektsusest ja tundsid end segaduses mugavamalt kui korralikuna. Kuna nad eelistasid vett säästa joomiseks ja toidu valmistamiseks, mitte pesemiseks, jäid nad päevadeks pesemata. Seal hakkas kujunema nende väike grupp, mida hiljem hakati kutsuma räpaseks viisikuks.
alguses oli see nimi vaid nali, norimine. Aja jooksul sai sellest aga osa nende identiteedist. Nad said veelgi tuntumaks tänu oma elule väljaspool baasi. Sageli käidi koos joomas, tihti satuti kaklustesse ja harva taganeti, kui tekkis tüli. Ühes juhtusis sattusid McNeese ja tema kaaslased kaklusse 2 sõjaväepolitseinikuga. Tema kohta räägitud lugude järgi lõppes see tõsise kaklusega ja ta pandi taas arestimajja. Selle tõttu oli tema ainus grupist, keda kohe ei edutatud. Aga isegi kui teda korduvalt karistati, ei muutnud see sõjaväe arvamust ühes asjas. Ta oli väljal ülimalt väärtuslik. Hiljem sattus ta 101. õhudessantiviisi 506. langealaverügementi. Siin kujunes lõplikult välja grupp, kellest sai teise maailmasõja legend, Räpane 13. Nad ei olnud tuntud oma puhta maine pärast. Nad olid tuntud selle poolest, et olid valmis hüppama lennukist keset tulevahetust, maanduma vaenlase tagalinjadesse ja täitma ülesandeid, mida peaaegu keegi teine vastu võtta ei tahtnud. Ja ka McNeese'i jaoks oli see just koht, kuhu ta tõeliselt kuulus. Kui nad saabusid Suurbritanniasse 15. septembril 1943, alustas 101. õhudessantiviisi 506. langealaväerügement tõsist ettevalmistust suurteks operatsioonideks Euroopas. Siin kujunes lõplikult välja Räpane 13 kuvand. See oli grupp sõdureid, kes olid tuntud mitte ainult oma julguse, vaid ka selle poolest, et nad olid sõjaväe hierarhia silmis peaaegu korratud. Kui Lõuna-Indismaal toimus karm füüsiline treening, elasid James Albert McNeese ja tema grupp justkui omaette maailmas. Selle asemel, et öösel puhata, jõid nad sageli hommikuni välja. Seetõttu juhtus, et nad läksid treeningule kas purjus või magamata. Neil polnud ka distsipliiniga kiita. Mõnikord ei andnud nad au ja neid vahetati korduvalt välja. Nad saadeti sageli karistuskambrisse allumatuse ja probleemide pärast, nii baasis sees kui ka väljas. Kuid hoolimata sellest ei eemaldatud neid lihtsalt üksusest. Ohvitserid teadsid, et neid on raske asendada, sest nad olid välitöös väga tõhusad, eriti lõhketöödel ja dessantoperatsioonidel. Nende välimuse tõttu olid nad sageli mustad, raseerimata ja alati tolmu ning püssirohu jälgedega. Neid hakati tasapisi tundma kui Räpane 13 ja kuigi nimi kõlas nagu narrimine, sai sellest nende maine sümbol. Nad olid segased, kangekaelsed, kuid lahingusohtlikud. Mida lähemale jõudis teepäeva invasioon, seda intensiivsemaks muutusid ettevalmistused. McNeese määrati lõhkeainete grupi juhiks, kelle ülesandeks oli hüpata Saksa rinde taha, hävitada sild ja katkestada vaenlase varustusteed enne, kui natside väed jõuavad tugevdusteks tulla. Enne missioonile asumist toimus üks nende loo kõige ikoonilisemaid hetki. Isegi McNeese lõikas endale mohawk-soengu ja värvis oma näo koos oma meestega maskeeringu värviga. Tema kaaslaste jaoks oli see ebatavaline ja mitte tüüpiline sõduri käitumine. Kuid kui temalt küsiti, ütles ta, et see on osa tema päritolust kui Choctaw indiaanlane ja sõdalaste traditsioonist. Hiljem oli tal veel üks seletus, mis oli pigem praktiline kui romantiline. Tema sõnul tegi ta seda ka seetõttu, et treeningualadel oli tõsine täideprobleem, mistõttu tahtis ta hoida juuksed võimalikult lühikesed. Mis iganes tõeline põhjus ka oli, nende kujutis, sõdurid, kellel on sõjamaalingud näol ja mohawk-soeng, valmis peaaegu enesetapelikuks missiooniks, sai üheks tuntumaks Ameerika langevarjulite sümboliks. Ja vaid mõni hetk pärast neid fotosid astusid nad Euroopa sõja ühte tähtsaimasse etappi. Vaikuse keskel lendab lennuk aeglaselt Normandia poole. Selle sees on James Albert McNeese koos ülejäänud Filthy 13 liikmetega. Nad lähenevad ühele teise maailmasõja kõige ohtlikumale etapile, aga nad teavad, et see pole vaikne missioon, see on vaid hetkeline vaikus enne suurt tormi. Kui nad lähelesid dessantpiirkonnale, sai olukord selgeks. Nemad on üks viimaseid üksusi, kes Normandiasse jõuab ja kogu taevas oli juba kaosest tulvil. Õhutõrje tuli igas suunas, lennukid kaotamas kõrgust, pimeduses sähvivad lasud ja leegid. Täielik kaos taevas. Hoolimata olukorrast julgustas McNeese oma kaaslasi. Ta käskis neil olla valmis ja mitte kõhelda hüppamisel, kui aeg käes. Isegi kui kõik oli selgelt ohtlik. Pingelises olukorras tabas nende lennukid shrapnell. Peaaegu oleks McNeese ise pihta saanud, vaid mõned tollid jäid puudu. Veel hullem, shrapnell tabas ka ühe tema mehe varulangevarju. Õnneks suutsid nad siiski hüpata enne, kui oli liiga hilja. Lennuk plahvatas. Kuid mitte kõik ei jõudnud turvaliselt maapinnale. Kohe pärast maandumist oli juba kadunuid ja mõned tapeti kohe, kui nad maapinnale jõudsid. Tundus, et missioon kukkus kohe läbi, kuid McNeese'i jaoks polnud see midagi uut. Ta oli selliste olukordadega harjunud.
eraldi ilma juhtimiseta ja vaenlase territooriumi keskel. Kaose sees liikus ta, nagu see oleks talle loomulik. Ta otsis mahajäänud sõdureid ja moodustas järk-järgult väikese rühma teistest laiali pillutatud üksustest. Nendega koos olid mõned eksinud langevarjurid ning nad jätkasid missiooni otsida ja hävitada strateegilisi sildu ja taristut, mis olid Saksa vägede jaoks olulised. Liikudes pimeduses hävitasid nad mitmeid sildu ja rajatisi, et aeglustada vaenlase liikumist. Kuid kõige olulisem sihtmärk, sild, mida nad pidid kindlustama, sai nende viimase vastupanu keskpunktiks. Seal võitlesid nad selle eest, kasutades kogu oma alles jäänud jõudu, et takistada vaenlase edasiliikumist. Vaatamata nende pingutustele tekkis ülemjuhatuses segadus. Kõrgemad ülemused arvasid, et üksus on hukkunud ega jõudnud enam sihtmärgini. Selle tõttu anti käsk piirkonda õhurünnakuks. Õnneks asus McNeesi rühm turvalisemas piirkonnas, nii et nad pääsesid oma enda poole õhurünnakust eluga. Selle kõige toimumise ajal ei olnud McNees ainus, kes Filthy 13 liikmetest ellu jäi. Teises lahinguvälja osas oli veel üks grupi liige, Neutron. Ka Descendist jäi ellu ja liikus samuti üksi vaenlase tagalas, Jack Woomer. Kui operatsioon Overlord jätkus, olid nad mõlemad samas olukorras. Eraldi, ilma kindluseta ja meeleheitlikult liitlasi otsides sõja keskel. Pärast esimesi lahinguid Normandias polnud James Albert McNeesi jaoks enam võõras elada kaose keskel. Ta pääses mitu korda eluga erinevatest operatsioonidest ning sõjaajaloolaste andmetel suutis ta lahingute keskel päästa ka teisi sõdureid. Tema langevarju ja komandoõpe mängis samuti suurt rolli tema ellujäämises, eriti järgnevates operatsioonides Euroopas. Ta osales suurtes sõjakampaaniates nagu operatsioon Market Garden ja Ardennide lahing, kus ta pääses korduvalt eluga olukordadest, mis tundusid peaaegu võimatud. Aja jooksul, kui Filthy 13 juhtkond vahetus, jätkasid teised kaaslased ja vennad ülejäänud operatsioone. Üks ellujäänud liikmetest, kes oli samuti osa eliitõhudessant-operatsioonidest, oli Jack Woomer, kes jätkas võitlust vaenlase tagalas. Üks nende teenistuse kõige ambitsioonikamaid etappe oli 1944 aasta operatsioon Market Garden. See oli üks liitlasvägede suurimaid õhudessant-operatsioone teise maailmasõja ajal, mille eesmärk oli vallutada sillad ja strateegilised teed natside poolt okupeeritud Hollandis, et avada tee Saksamaale. Selles operatsioonis mängisid Ameerika Ühendriikide ja Briti õhudessantüksused kriitilist rolli, rünnates vaenlase tagalat. Sellesse kuulus ka 101. õhudessantdiviisi 506. langejalavürgement, mille koosseisu kuulusid ka endised Filthy 13 liikmed. Vaatamata keerulisele plaanile ja tugevale vastupanule Saksa vägede poolt, aitasid nende üksused kindlustada mitmeid sildu, veeteid ja võtmetähtsusega positsioone. Mõnes kohas aitasid nad kaasa ka Eindhoveni kiirele vallutamisele, mis oli oluline läbimurre liitlasvägede edasiliikumisel. Sõjaliste aruannete kohaselt viidi mõned operatsiooni osad, mis pidid kestma 6 päeva, lõpule vaid 36 tunniga, mis näitab nende maapealse tegevuse kiirust ja intensiivsust. Siiski, kuigi mõned osad olid edukad, peavad paljud ajaloolased Market Gardeni operatsiooni üldist tulemust liitlaste jaoks endiselt raskeks ja kulukaks. See näitab, kui riskantne on dessantoperatsioon vaenlase tagalas. Hoolimata nende segasest mainest on Filthy 13 korduvalt tõestanud oma tõhusust lahinguväljal. Seetõttu määrati nad mõnel juhul isegi tähtsate sildade ja strateegiliste punktide valvamiseks pärast puhastusoperatsioone. Mida aeg edasi, seda selgemaks saab üks asi. Kuigi nad ei ole sõjaväesüsteemi silmis täiuslikud sõdurid, peetakse neid üheks kiireimaks, kõige tõhusamateks rünnakumeeskondadeks maapealsetes operatsioonides. Ja siin algas nende loo veel üks eriline osa. Pakkumised ja erilised ülesanded, mida antakse meestele, keda on kaua peetud probleemseteks, kuid keda ei saa lahingus asendada. 1944 aasta detsembris, teise maailmasõja ajal Euroopas jätkuvate operatsioonide keskel, jõudsid James Albert McNeesi ülemused arusaamale, et ta tuleb ilmselt rohkematest sekeldustest eemale viia. Nende lahendus polnud lihtsalt ümberpaigutamine, vaid talle pakuti Ameerika Ühendriikide armee Pathfinder Service'i. Paberil näis seedutamisena. Aga tegelikkuses oli see üks kõige ohtlikumaid ülesandeid dessantoperatsioonides. Pathfinderid olid esimesed, kes vaenlase territooriumile saadeti. Nemad märgivad maandumistsoonid järgmise langevarjurite laine ja varustusheidete jaoks. Kui nad eksivad, võib kogu operatsioon läbi kukkuda.
seetõttu on see tuntud kui üks kõige ohtlikumaid ülesandeid dessantvägedes. Missioonid, mis sageli toimuvad enne peamist sissetungijõudu. Pimeduse ja vaenlase tule all. Iga meeskond koosneb väikesest sõdurite grupist ja kaotuste risk on kõrge, sest nemad jõuavad esimesena maapinnale. Sageli pole neil tuge ja nad on otse vaenlasele avatud. Sellistes tingimustes on teistele selge, et see on justkui viis McNeesi eemale saata. Mees, keda tuntakse distsipliini poolest, mis on alati proovile pandud. Aga selle asemel, et taanduda, võttis ta väljakutse vastu. Ja kui tema alluvad nägid, et ta valmistub Pathfinderi väljaõppesse minema, ei kahelnud nad hetkekski. Nemadki vabatahtlikult liitusid. Nad ei tahtnud oma juhti sellisel missioonil üksi jätta. Nad viidi 9. dessantlägede transpordikomando Pathfindersi väljaõppebaasi Chalgroves, Inglismaal. Seal märkasid ohvitserid kiiresti McNeesi kohalolekut. Allikate kohaselt oli see tingitud tema lahingukogemusest Normandias ja teistes operatsioonides. Palle anti kohe juhtroll kohusetäitja vanemseersandina. Ülemus uskus, et ta suudab meeskonna ette valmistada järgnevateks dessantmissioonideks. Aga isegi selles uues ülesandes ei olnud katsumused nende jaoks veel lõppenud, sest järgmine operatsioon, mis neile anti, polnud tavaline missioon. See oli ootamatu lähetus, mis viis nad ühe kõige ägedama lahinguni sõja viimases faasis. Rünnak Bastonile. Mõnikord, kui mõelda, miks James Albert McNeese võttis vastu missiooni, mis oli peaaegu enesetapuga võrreldav, on lihtne arvata, et tal polnud enam elust hooli. Aga sõjaajaloolaste andmetel oli tõde vastupidine. Ta oli tark mees. Ja nagu paljude teistegi tema otsuste puhul teise maailmasõja ajal, oli tal omaenda kalkulatsioon. Tema arvates võis sõda lõppeda enne, kui ta jõuab lõpetada oma Pathfinderi väljaõppe Ameerika Ühendriikide armees. See tähendas, et kui tema oletus osutub õigeks, õnnestub tal vältida veel üht lahinguhüpet. Kuid kõik ei läinud nii, nagu ta lootis. 23. detsembril 1944 saabus leitnant Shrabel Williams ja käskis McNeesel oma meeskond samal päeval lahinguhüppeks valmis panna. Kõik juhtus ootamatult. Viimase väljaõppefaasi asemel sai sellest taas päris lahinguoperatsioon. Operatsiooni põhjuseks oli see, et 101. õhudessantiviis oli teatekohaselt Bastones Ardennide lahingus sisse piiratud. Neil oli puudus toidust, ravimitest ja laskemoonast. Ja neid tuli kiiresti varustada keset Saksamaa vägede tugevat pealetungi. Selles punktis on selge, miks McNeesile anti jätkuvat juhtroll, kuigi ta oli tuntud oma korratu käitumise poolest. Lisaks sellele näitas ta oma juhtimisoskusi, kui suutis moodustada toimiva teejuhi meeskonna vaid 10 päevaga pärast saabumist Chalgrove'i treeningbaasi Inglismaal. Seega, kuigi tema iseloom polnud täiuslik, oli juhtkonnale selge, et ta suudab kriitilises olukorras tulemusi saavutada. Enne õhkutõusu näitas lennukomandör missiooni kaarti ja suunda. Lihtne kui kaalukas sõnum. Nende diviis oli piiramise keskel ja nad pidid jõudma kohale ning avama tee varustuse õhkuviskeks. Ei olnud dramaatilist seletust ega garantiid, et nad tagasi tulevad. Ainult otsekohene sõnum. Nad lähevad kohta, kus nende kaaslased on peaaegu ümber piiratud. Bastoni operatsiooni käigus muutus olukord veelgi hullemaks. Ameerika Ühendriikide armee juhtkonna aruannete kohaselt ei olnud peaaegu 2 päeva üksustelt selgeid uudiseid saadud. Ei olnud teada, kas nad on veel elus või täielikult ära lõigatud. Missiooni suund oli selge. See oli varustamisoperatsioon lahingusse lõksu jäänud ägedele Ardennide lahingus. Kogu kaitsepositsioon oli kokkuvarisemise äärel. Sellegipoolest otsustas juhtkond saata teejuhid, et avada tee varustuse õhkuviseteks ja aidata ümber piiratud sõdureid. Aga James Albert McNeese ja tema meeskonna jaoks polnud see lihtsalt tavaline missiooni ülevaade. See oli hüpe peaaegu olematu ellujäämislootusega lahingusse. Korraldati 2 teejuhi meeskonda, igaühes oli 10 inimest. Juhtkonna loogika oli lihtne. Kui üks ebaõnnestub, on teisel veel võimalus. Teisel jätkata operatsiooni. Kokku saadeti 20 meest piirkonda, kus hinnanguliselt oli väga kõrge kaotuste määr. Ja tolleaegsete sõjaväeliste hinnangute kohaselt võis sellise dessandi puhul ellu jääda vaid 1/5 sõdurist. Polnud õhufotosid, puudus ajakohane teave vaenlase positsioonide kohta ja peaaegu puudus raadioühendus nii õhus olles kui ka maandumisel. Sellest hoolimata juhtis McNeese oma meeste lahingusse navigeerimist ettevaatlikult. Lahinguväljal valitsevas pimeduses ja kaoses oli operatsiooni tulemus õnneks oodatust edukam. 20 sõdurist jäi ellu 19. Ainult üks jäi kadunuks, mis on selle tüüpi missiooni kohta oodatust palju väiksem kaotuste määr.
Tänu nende sisenemisele ja koordineerimisele sai liitlasvägede suur varustamisoperatsioon võimalikuks, mille käigus visati Bastoni piirkonda üle 600 lennuki jagu laskemoona, toitu, kütust ja meditsiinitarbeid. See oli kriitiline pöördepunkt sisse piiratud sõdurite jaoks. Pärast seda jätkas McNeice teenistust vaatlejana 17. õhudessantdivisionis operatsioonil Varsity, mis oli üks viimaseid suuri õhudessantoperatsioone Euroopas. Tõendite kohaselt sai ta ka Prantsuse Aulegioni Chevalieri klassi autasu tunnustusena oma teenistuse eest. James Albert McNeice suri 21. jaanuaril 2013, olles 93-aastane. Filthy 13 kogu grupi ajalugu hõlmab ka segu algsetest liikmetest ja teistest, kes liitusid erinevate operatsioonidega dessantvägedes. Nende hulka kuulusid Jack Agnew, George Barron, Roland Frenchy, Robert C. Burke, Charles Darnell, John Dewey, James Green, John Hale, Louis Lipp, Thomas Lonan, Max Maffei, Miguel Marquez, Frank Melvin, John Moore, Joseph Malowitz, Frank Pallas, Herb Pierce, Charles Blau, George Ricca, Andrew Rasmussen, Brinley Stroop, Clarence Ware, Tom Young, William Code ja Jack Hawkeye Werner. Aja jooksul said neist osa popkultuurist, sealhulgas filmid, mis põhinesid lõdvalt nende lugudel. Kuigi sageli ei kujutata nende tegelikke kogemusi täpselt, jääb kogu dramatiseeringu taga tõde siiski lihtsaks. Üks rühm sõdureid, kellel on distsipliiniga raskusi, kuid kes on korduvalt tõestanud end kõige raskematel ja ohtlikematel sõjamissioonidel tõhusana.